Suda. Tšau! Kätte on jõudnud esmaspäev ja aeg on siis jälle uue vlogiga alustada. Ja tegelikult on käes juba õhtu, kell on 17:46, ma jõudsin just töölt koju. Tööle ma teid kaasa ei võtnud, sest et midagi põnevat ei olnud toimumas. Aga mul käis väikene Fazeri päkapikk täna töö juures külas. Mis siin siis sees on? Siin on Fazeri uus mee-šokolaad. Ja ma olen seda poes kusjuures korduvalt vaadanud, et uus ja huvitav, tahaks proovida, aga ma olen suutnud vastu panna oma siis pidevale soovile šokolaadi süüa, aga aitäh, Fazer! Ja siis on siin kahed küpsised. Ühed on siis kahvelatte maitselised ja teised on kakaoküpsised šokolaadikreemi täidisega. Mis mõttes? Ja veel, väike šokolaad veel. Kismet. Omar. Vot, aga nüüd ma hakkan monteerima videot edasi, mida ma siis eile õhtul valmis ei jõudnud veel monteeritud. Ja mul muid plaane toredaid tänaseks ei olegi, et sujuvalt tegin esmaspäevase check-in'i ära ja lähme teisipäeva. Palju õnne sulle! Palju õnne mulle! Palju õnne, kallis Karoliina! Palju õnne sulle! Ma lubasin teisipäeval filmida, aga ma ei teinud seda. Täna on käes kolmapäev ja Karoliinal on sünnipäev. Tulime lendavasse taldrikusse sööma ja tähistama siis seda. Nii hea vlogi ei olegi, et unustan ära vahepeal neid, aga ma sain väike check-in jälle tehtud. Meil tekkis Harriga probleem või õigemini niisugune küsimus. Kes te sõidate autoga, siis kui on ristmik, kus on nagu valgusvoor, ja sa tuled näiteks kuskilt külje pealt, vaata, sõidad nagu sinna suure tee peale, ja valgusvooris on punane ja nagu autod jäid enne ristmiku seisma, nagu kes tulevad otse, jäid enne ristmiku seisma ja sina tuled sealt vint vahele, siis kas sa pead ka ootama, et see tuli läheks roheliseks või ei pea? Sest et sul ei ole seal stopp-joont nagu, et sul on lihtsalt jalakäijad, et sa lased nemad nagu üle minna, aga kas sa võid siis ise kohe edasi sõita või sa pead ikkagi rohelist tuld ootama? Sa võid rahvale pildiga joonistada. Pildi! Ma üritan, ma vaatan, mis sest välja tahab. Ma loodan, et keegi üldse sai aru, mis ma siin seletan praegu. Igatahes, kui keegi oskab sellele küsimusele vastada, siis jätke see alla kommentaaridesse, palun. Jou, käes on neljapäev, kell on 6:40 ja ma tulen alles praegu töölt ära, sest et homme on Kristiina sünnipäev ja ma kaunistasin natuke meie kontorit. Nii et ma sisestan nüüd selle klipi siia, mis ma seal üleval just filmisin, sest et ma ei tahtnud seal rääkida, kuna inimesed olid alles kontoris tööle. Palju õnne sulle, palju kallis Kristiina, palju õnne sulle. Nii, ehk siis, käes on reede. Ma eile jälle filmin, korraks filmisin ja te nägite, kuidas ma kaunistasin seda töökohta meil. Ja siis, aga jah, jälle sünnipäev. Üks päev lausin Karoliinale, nüüd lausin Kristiinale ja nüüd me lähme Kristiinast koos tema ägedate hubalitega uue pilti tegema. Sest et sünnipäeval peab pilti tegema. Nagu ta on ju. Jah. Tšau! Käes on laupäev ja ma olen see nädal täiesti hektiliselt filminud, aga nagu te näete, tšau! Siis ma olen siin praegu koos korraks Sofiaga ja ootame Sofia isit nüüd. Ja siis ma lähen ise pärast poodi ja siis ma lähen Karoliina sünnipäevale ja ühesõnaga ma ei ole jõudnud üldse teiega rääkida. Eile ma vist filmisingi ainult korraks seda, et me läksime Kristiinat sünnipäeva puhul pildistama. Ja siis ma rohkem ei filmingi. Eelmised õhtud on Joosep koju tulnud, ta oli siin kevadtormil muidu praegu 3 nädalat. Ja siis oleme kodus lihtsalt olnud ja olen ühte tööd ka teinud, et ei ole olnud seda mahti. Aga siis tulebki seekord ilmselt päris lühem vlog. Kinkisin Sofiale uue pluusi, kas sa näitad neile ka pluusi või? Näitad pluusi. Vaadake, kui ilusa pluusi, mis siin pluusi peal on? Suda. Südamed, jah? Ja kes siin veel on? Kiisu oli või? Süda. Kas lepatriinu oli ka või?
lepatriinu on? Seal on lepatriinu. Teppatiinu. Nii palju vahvaid asju on pluusil veel, jah? Ära. Kus me lähme? Poodi. Pärast issiga äkki lähte poodi. Arvad? Emme poodi, ära. Kas sulle meeldib poes käia või? Kas me eile käisime ka poes? Jaa, me käisime eile ka koos poes. Sofial oli väike käru ja said ise osta toitu. Oli nii? Jaa. Õuna ei saanud. Mida ei saanud? Õuna. Õuna? Sai küll õuna? Jaa. Kas lehvitame? Tšau-tšau! See on nagu kuskil paparazzi. Action käib nagu. Ma soovin, et mis sa teed, Sofi? Äätisöön. Jäätissööd. Kas maitseb hästi? Jaa. Oi, sul on vist tool ka jäätisega koos. Kus me oleme? Autos. Kus me käisime? Külas. Ja said ringi joosta ja... Mis see oli? Mis see oli? Mis see on või? See on kaamera. Sofia! Meil on tore pühapäev olnud. Oleme ringi sõitnud ja käinud mänguväljakul ja käinud jäätis söömas ja käisime külas ja nüüd hakkan mina siis, mind viiakse siis koju ja tipptunnile niikuinii hull. Ja lähme koju ära siis. Sofia, ei taha. Ei taha, paneme ära vee. Panen kinni vee. Ma panen kaameraga kinni või? Panen kinni. Tšau siis. Tšau. Okei, ma näen suht kohutav välja, aga ühesõnaga käes on pühapäeva õhtu ja ma jõudsin just arusaamale, et seekordne vlog on eriti lühike, eriti mitte üldse ei anna hea vlogi mõõtu välja. Vähemalt nii palju, kui ma mäletan, et ma üldse see nädal filminud olen, mida ma tean, ühesõnaga, et ei ole väga palju olnud. Luban, et järgmisel nädalal panustan jälle rohkem sellesse vlogimisse, et tõesti ma sain nüüd lõpuks tehtud ühe asja, mille pärast ma olen õhtuti kauem üleval olnud, alati peale tööd koju tulnud ja siin edasi tööd teinud, et ma ei ole saanud millegi toredaga tegeleda, aga nüüd on see asi tehtud. Ma ei oska kunagi neid vloge lõpetada. Need tulevad mul alati mingid lihtsalt pikad mõttetud jutuvadad ja ma lihtsalt näen, et ma olen nii õudne välja praegu. Ma tegin juuksed lahti selleks, et natuke parem välja näha, aga ega see vist eriti ei aidanud. Et... Insert rohutiltsude tunnusmuusika oli sellesse kohta praegu vaja ilmselt panna. Okei, aga jaa, ma küsisin eelmine nädal teie käest, et kui pikad on siis liiga pikad vlogid ja kas teile meeldivad sellised monteeritud, monteerimata ja nii armas, et te nii paljud kommenteerisite ja mul on väga hea meel selle üle, et teile meeldivad sellised lihtsad, mitte üldse nii-öelda üle monteeritud videod, et neid on mul lihtsam teha ja neid on ka selles suhtes tõesti mugavam ka teha, jah, mugavam ja lihtsam ja rohkem võib-olla minulikum ka. Ma küll ei ütle, et ma mitte kunagi ei tee siukseid iluvlooge ka, sest et ma ilmselt suvel paar tükki teen, kuna mul juba on praegu siuke mõte seoses mõne vlogiga. Aga ja pikkus osas siis ka, ma arvan, et see tuleb meil eriti lühike seekord, aga ma ikkagi endiselt üritan hoida need alla 20 minutist, et mul üle selle tundub juba liiga pikk. Kuigi mõni teist ütles, et teile meeldib 40 minutit ka vaadata, aga ma arvan, et ma sinna kategooriasse ei kandideeri. Aga aitab siis tänasest jutuvadast. Olge tublid ja näeme järgmises vlogis või videos siis juba jälle. Tšau!